Tšau, Olari siin. Kunagi kuulsin siukest väljendit, et kõige demokraatlikum keskkond on sõjavägi. Jah, siuke väljend oli. Et vähe veider pakkumine, aga point on sees. Point on sees sellepärast, et kõik, kes sõjaväkke lähevad, põhimõtteliselt alustavad reameestena. Neil on kõigil on võrdsed tingimused, võrdne sükene võimalus panustada oma sellesse teekäiku sõjaväes ja nad vastavalt siis oma panusele kas siis lihtsalt libistavad ennast sellest ajateenistusest läbi või neil, kui nad siis panustavad, nad saavad rahulikult oma karjääriredelil seal edasi liikuda ja kõike seda riigi rahaga. Jah, ühesõnaga, et tingimused võrdsed, vastavalt panusele tulemus ülilihtne. Teine vahva point, vahva lugu. Kunagi oli siukene saade, ma isegi ei tea, kas ta enam on, aga kõik on kuulnud sellest Õnne 13. Ja Õnne 13 oli üks tegelane, kes oli Nõukogude komparteist pärit tüüp. Ja rääkis siis sellele Morna volikogu tegelasele mingisugust, et Mornas siis seal ka elu käis ja tegelased siis seal tegid oma neid poliitilisi piruette ja siis seal kokkuleppeid ja tegid seal koalitsioone ja opositsioone ja kõike ja siis kompartei mees ütles, et kuulge, teate, te siin mängite kuradi laste mängu siin, et meil ikka omal ajal oli ainupartei, ainuvõim ja selles kompartei siis viis ellu sotsialistliku ideaali mingisugust 5-aastaku plaani 3 aastaga ja nii edasi. Aga selles kompartei sees oli väga verine demokraatia. Ja point sees, jällegi, et isegi seal on sükene demokraatia ikkagi mängus. Nii, 3. asi. Mis omakorda siis rõhutabki siis seda, et demokraatia kui selline on sükene nii ja naa. Juba Winston Churchill ütles, et demokraatia on väga halb valitsusvorm, aga ta on parim, mis meil siiamaale katsetatud on. Et demokraatia kui selline ei pruugigi olla üldse nii väga tore, sellepärast et demokraatia kui selline oma olemuselt on rahvavõim. Ja kui rahvas on nagu kuskil endal kanna maha pannud või siis rahvas ütleb, eks ju, ehk siis see on enamuse võim. Ja enamus ütleb, nii on, siis juba disaini mõttes igasuguste vähemustega, isegi need, kes on nagu 49% põhimõtteliselt, jäävad siis nagu alla ja on väga demokraatlik siis neist rahulikult üle sõita. Sellepärast, et enamus otsustas ja nii on. Ja siis suck it up, eks ju. Anyway. Nüüd, kui siis võtta see kõik need varasemad tarkused kokku, kuidas siis komparteis juba oli verine demokraatia ja Churchill ütles, et kurat, see on nii jamaine. Ja siis ja see, et ühisosa ongi see, et see on väga kehva valitsemisvorm, mis võiks olla lahendus, sest mind alati huvitavad lahendused. Mind ei huvita see, et lihtsalt kiunud, et kuradi küll on jama ja küll on halb, sellepärast, et ma ei tea, mida iganes. Ma olen alati öelnud, kui meid häirib, et Kaja Kallas on peaminister või Mart Helme on peaminister või Jevgeni Ossinovski on peaminister, siis me sõltume poliitikutest liiga palju. Oleks palju mõistlikum poliitikutest palju vähem sõltuda ja meil oleks jumal ükskõik, kes seal ees otsas on. Me saame rahulikult ise oma asja ajada, nemad ajavad mingit oma poliitikut asja, hoiavad ennast pealt eest ära, vaatavad, et õpetajatele oleks palgad makstud, politseini oleks palgad makstud, Päästeamet toimiks, eks ju, et sõjavägi oleks paigas, eks ju. Mingisugune raamistik oleks nagu korras, aga kurat, nende asi ei ole öeldud, mitu kraanikaussi mul on ettevõttes või kui palju mingisugused, mis kell mul hommikul laomehed tööle tulevad või mida iganes, eks ju.
see on iga ettevõtte ise saab oma need asjad nagu maksimaalse efektiivsusega ise paika panna. Mitte never ever ei tea. Jevgeni Ossinovski, eks ju, mis temperatuuriga peab vetsus vesi olema, et käsi pesta. Aga näed sa, siuksele maale nemad tahavad nagu jõuda, eks ju. Oma siukeste suurepäraste ettekirjutustega. Aga see ei ole ju, nad ei ütle ju, mis temperatuuriga tuleb käsi pesta. No kuulge, vaadake, kuidas nad neid igasuguseid ettekirjutusi toodavad, eks ju. Varem või hiljem nad jõuavad selle selle kätepesuvee temperatuurini. Ja sa ütled, aga kas sa ei hooli inimestest, kas sa ei taha, et inimesed pesevad sooja veega käsi või? Kuulge, see ei ole nende asi öelda. On olemas palju, iga inimene peaks saama ise seda ära reguleerida. Okei, ei lähe liiga detaili sinna. No mõt, ehk siis, demokraatia on nagu ta on. Parem on siis, kui igaüks saab ise oma asju ajada, ise oma asju ja elu otsustada, ise kontrollida, kes ta on, kus ta on, kuidas töötab ja nii edasi. Vaba turumajandus suudab sellised süsteemid rahulikult ise paika panna, ise määrata, mis hinnaga keegi oma aega müüb. Vaba turumajandus on selles üliefektiivne, kui sellel lasta nagu ise alla. Ja kui nüüd öeldakse, et aga siiamaale pole olnud, sellepärast et suured kapitalistid seal monopolidega võtavad väikestelt raha ära. Sellest tuleb järgmine varsti üks video, kus siis tegelikult ei ole küsimus kapitalismis, vaid on küsimus vennaskapitalismis, siis kroonikapitalism, kus poliitikud annavad suurematele ebanormaalseid soodustusi või siis ebanormaalseid ettekirjutusi, kus siis väikestel on nagu võimatu selle suurtega nagu võistelda. Seal on probleem. Ehk siis, aga kui sa juba ise asju teed, siis ilmselgelt on mõistlik võtta kasutusele ka pere eelarve ja iseenda pere eelarvel nagu rahulikult silma peal hoida, et seal ei tekiks üllatusi, saad oma plaanidel rahulikult silma peal hoida, saad põhimõtteliselt teha oma pere raamatupidamist nii, et kõik on nagu hästi tehtud. Ja nii lihtne ongi. Kuulge, aga ma arvan, et läheb jälle pikaks. Miskit on mõtted ja kommentaarid, palun pange siis kirja, andke tagasisidet. Ja miskit on, hoiab sidet ja järgmise korrani. Tänu, tšau!